Täna on meile külla tulnud tunnustatud ortopeedia kirurgia ekspert, doktor Leho Rips. Tervist, doktor! Tere! Teie südameasjaks on olnud pikki aastaid uurida D-vitamiini olukorda Eestis ja sellega seonduvaid tervislikke mõjusid inimestele. Hetkel on teil kirjutamisel doktoritöö, mille teemaks on D-vitamiini mõjud Eesti kaitseväe ajateenijate kehalisele võimekusele ja tervislikule seisundile. Meie vaatajad kindlasti huvitaks, millised on tähtsamad avastused, mida aastate jooksul olete selles vallas teinud? Jah, see on natuke provokatiivne küsimus. Kahjuks me sellele kõigele vastata ei saa tänases seisus, sest teadustöö on pooleli ja kõik tulemused on veel analüüsimata. Lühidalt võin nii palju öelda, et D-vitamiin on natuke muret tekitav just nimelt selles osas, et inimeste teadlikkus on suhteliselt madal ja kahjuks ka D-vitamiin on meil noortel väga madalate näitajatega ja see võib ohustada tulevikus nende tervist. Et see on võib-olla hetkel kokkuvõttes kõige õigemini sõnastatud tulemus praegu. Täpsemaid tulemusi ma hetkel avaldada ei saa. Doktor, miks olete pühendunud just aastaid D-vitamiini uuringutele? See on kahjuks üks osa ortopeedi elust, ehk siis liigeshaigused, luuhaigused on ju igapäevatöö ja D-vitamiin on üks olulistest mõjufaktoritest, mis määrab meie töömahud ja ka haigused, millega me tegeleme. Eks ta kombinatsioonis on erinevate probleemidega, ehk siis kirurgiliselt me peame sekkuma siis olukorras, kus inimesel on osteoporoos ja on osteoporoosi vigastused, küll mitte kõigil juhtudel, võiks öelda isegi mitte enamikel juhtudel, me loomulikult ei ravi kirurgiliselt osteoporoosi tüsistusi, aga see on järjest tõusev trend ja loomulikult mind kui arsti huvitab algpõhjus ja algpõhjus on tegelikult meil äärmiselt ilusasti näha, aga algpõhjusega kahjuks ei soovi enamus inimesi tegeleda. Suvi on kohe kohal ja sellepärast oleme teiega täna siia tulnud, et arutleda sellisel natuke provokatiivsel teemal suvi ja D-vitamiin. No vanast ajast on meelde jäänud, et D-vitamiini tuli võtta R-tähega kuudel. Nüüd viimasel ajal oleme kuulnud, et vähemalt Põhjamaa inimene peab võtma D-vitamiini ka päikesepaistelisel suvel. Mis, doktor, teie arvamus selle küsimusega on? No, ütleme nii, et kui me võtame selle viimase väite olukorras, kus me oleme siin loenguruumis ja arutame, mis me D-vitamiiniga tegema peame ja õues paistab kena päike, siis tõesti sellest päikesest ei ole meil mitte mingit kasu ja sellisel juhul selles toas kogu elu elades me peaksime D-vitamiini võtma. Kui me nüüd peaksime loengu õues, siis D-vitamiin tekib meil kenasti iseenesest ja me ei peaks midagi juurde võtma. Ehk siis see vana teooria R-tähed klapivad väga kenasti inimestele, kes on aktiivsed, elurõõmsad, veedavad suvel palju aega õues, samuti kevadel, sügisel. Ehk siis aktiivsetel ja päikest armastavatel inimestel üldreeglina D-vitamiini probleeme on väga vähe, aga inimestel, kellel on hirm päikese ees, või on ka väga üksikutel siis meditsiinilistel näidustustel piiratud, soovituslikult piiratud päikesekontakt, siis nendele peaks kindlasti kaaluma aastaringset D-vitamiini kasutamist. No, suvel Põhjamaa inimene on võimalikult palju päikese käes, tahab päevitada, pruuniks saada, samas nahaarstid soovitavad rangelt kasutada päikesekaitsekreeme. Nüüd, kuidas mõjutavad päikesekaitsekreemid nahas D-vitamiini sünteesi? No kindlasti kõik asi, mis loomulikku nahapinda katab, on see riideese või mingisugune keemiline ühend, takistab loomuliku naha toimimist, nii loomulikku ainevahetust kui ka
D-vitamiini sünteesi, ehk see ei saa kindlasti mõjutada seda positiivses pooles. Jah, tõsi see on, et see hoiab ära mitte küll tõenäoliselt 100% naha vähiriski, aga jah, sõnum kroonilistele päevitajatele ehk siis kõik, mis elus on natukene liiast, on sageli kahjulik. Loomulik päikesekogus kehale etapiviisiliselt keha harjutamine päikesekiirgusega kevadest läbi suve sügiseni ei tohiks tõsta oluliselt nahavähi riski, et selles mõttes loomulik päikesekontakt peaks ikkagi säilima, et me ei saa minna ka selleni, et me kõikidel juhtudel kasutame päikesekreemi, kui me lähme suvel õue, ehk siis me kogu D-vitamiini peaksime saama kapslitest ja tablettidest. See võib-olla ei ole ka kõige õigem lahendus. Olen kuulnud, et D-vitamiini süntees võib väheneda ka vanuse kasvades ehk siis vananemisega. Millisest vanusest alates hakkab D-vitamiini süntees nahas halvenema ja kui palju see suurendab vajaliku päikese käes viibimise aega? Jah, seal vanusega, nii nagu kõik protsessid kehas teataval määral aeglustuvad, eks see vanuse piir seal ei ole nüüd küll alati üheselt mõistetav, sest inimeste vananemise protsessid on ka erineva kiirusega. Võime öelda, et 6-70-selt võiks kaaluda lisa D-vitamiini võtmist ka suveperioodil, kuna tõesti nahasüntees väheneb ja ka tegelikult väljas viibimise aeg lüheneb sageli kas erinevate haiguste tõttu või siis ka soovi tõttu olla rohkem päikesevarjus või katta oma keha rohkem riietega. Et tegelikkuses ikkagi loodus on nii palju tark olnud, et nahavõime D-vitamiini sünteesida tegelikult säilib ikkagi kogu elu. Et see ei kao, see ei muutu nulliks 100-aastasel. Ehk siis tegelikult loomulik tootmine ikkagi käib kogu elu. Lihtsalt küsimus sellest, kaua inimene väljas viibib ja on võimalik ka vanemas eas saada täiesti loomulikul teel D-vitamiini. Doktor Rips, mis juhtub D-vitamiini sünteesiga päevitamisel, kui inimesel on D-vitamiin normis? No näiteks, kui meie vaataja võtab kohusetundlikult 4000 toimeühikut D-vitamiini suvi läbi, aga tahaks ka võimalikult palju päevitada. Nüüd tal tekib õigustatud mure, et kas ta võib saada üleannuse D-vitamiinist. Mis puudutab nii-öelda päevitamisel loomuliku nii-öelda ülemiste nivoode tekkimist või ütleme, kas loomulikul moel on võimalik saada D-vitamiini üleannus, siis tegelikult loodus on ikkagi piisavalt tark olnud ja ühel hetkel D-vitamiini süntees nahas pidurdub ja see ongi nii-öelda siis üks päevituse efekt, ehk siis nahk muutub pruunimaks. Ehk siis tegelikult siis näiteks tumedanahalistel on huvitaval kombel ikkagi risk D-vitamiini nii-öelda siis sisalduse vähenemisele ka loomulikul teel, et nendel on loodus teinud sellise trikki, et neil suvel nahk sünteesib natukene vähem D-vitamiini kui valge nahaga inimesel. Et mida rohkem te päevitate, seda vähem teie keha tegelikult toodab loomulikul moel, aga ta toodab seda piisavalt, ehk ei pea juurde võtma ja üleannustamist ei pea kartma. No füüsiliselt on suvel inimesed ka tunduvalt aktiivsemad, liiguvad rohkem, teevad rohkem sporti. Kas suvise aktiivse liikumisega kulutab keha ka rohkem D-vitamiini kui talvisel mitte nii aktiivsel ajal? Jah, meesterahvastel lihasmassi on rohkem ja kulu on mõningal määral suurem, aga see kulu on niivõrd palju väheoluline, et loomulikul toel toodetud D-vitamiin päikese teel katab selle täielikult, et sellepärast ei pea muretsema. Et kindlasti sellepärast ei pea juurde võtma. Kui kiiresti langeb D-vitamiini tase siis, kui inimene otsustab suvel D-vitamiini võtmise ära jätta?
ning päikesest ka ei saa D-vitamiini. No siis põhimõtteliselt, kui see on selline olukord, eks see tähendab, et tõenäoliselt inimene elab kogu elu siseruumides ehk siis ja suvel ta ei tarvita juurde. No, nivoo püsib, see sõltub, mis nivoost alustatakse, aga selline ütleme, langus hakkab tegelikult suht kiiresti juba päevade ja nädalatega pihta, aga kuhu see langus välja jõuab, on raske öelda, sest me ei tea, mis foonist me räägime. See käib suht kiiresti inimese kehas. Küsimus on ikkagi päevades ja nädalates, kus me näeme juba langustrendi. Ehk siis me eeldame, et tal ei ole mitte mingisugust välist allikat. Ei päikest, toitu ega ka lisavõtmist kuskil. No vitamiine võttes me ootame kiiret mõju. Kui nüüd meie vaataja siin tahaks teada, kui kiiresti D-vitamiin mõjuma hakkab? Mõne päevaga. Õigemini päevades, see käib väga kiiresti. Ehk tegelikult reaalsuses veres sisaldus tõuseb väga kiiresti. Et see käib kähku, kui tarvitada. Ehk need tulemused on väga kiired. Aga kui me räägime kaugtulemustest, mis D-vitamiini nagu mõju kaugtulemused on, et kuidas ta mõjub luuainevahetust, seal me räägime ikkagi aastakümnete nii-öelda mõjudest. Samas immuunsüsteemi reaktsioon on suht kiire, et kui on piisav kogus D-vitamiini, siis immuunrakud töötavad koheselt kenasti. Et seal on reaktsioon väga kiire. Aga jah, see luu, mis ortopeedi põhiliselt huvitab, siis seal on protsessid aastakümnetes. Ehk siis seal on natuke teistmoodi. Olen lugenud, et D-vitamiini ei soovitata võtta koos kohviga. See küsimus on ka meie vaatajaid paelunud. Doktor, kuidas siis see kohvi ja D-vitamiin kokku sobivad? No ma nüüd ei oska selles mõttes öelda, et kas siis peab seda D-vitamiini võtma kohe nii-öelda kohvitassi kõrval või mismoodi mõeldakse, et see kohvil on halb mõju, et päikseterrassil kohvi juues, et kas siis naha kaudu ei teki? No ikka tekib. Et põhimõtteliselt me räägime siin tõenäoliselt siis lisamanustamisest, et jah, ütleme, mõistlikus koguses kohvi tarvitamine tõenäoliselt väga oluliselt seda adekvaatset toimivat D-vitamiini preparaati nüüd nii kahjulikult ei mõjuta, et kui võetakse õiges koguses näiteks talvel perioodil juurde D-vitamiini, et siis kohvi nüüd väga halvasti mõjutaks seda D-vitamiini, kui seda kas või isegi korraga tarvitada. Kui meie vaataja nüüd mõtleb, et kas võtta suvel D-vitamiini või mitte, siis kes oleksid need inimesed, kes kindlasti peaksid suvel D-vitamiini võtmisega jätkama? Need inimesed, kes kindlasti ei käi suvel väljas, loomulikku päikesekiirgust ei soovi või ei saa mingil põhjusel või töötavad sellisel tööalal, kus nad ei saa loomulikku päikest. See tähendab ka tegelikult patsiendid, kes on haiglas suvel perioodil mingitel erinevatel põhjustel. Inimesed, kellel on seda tüüpi nahaprobleemid, haigused, et nad peavad ennast katma ja piirama otsest kontakti päikesega. Ja võiks öelda siis vanem generatsioon, selline ikkagi pensioniealised, et need võiksid siis sellises madalas annuses 1000-2000 ühiku ringi regulaarselt D-vitamiini juurde võtta, ikkagi me räägime siin vanemaealistest 7-80-aastased, et nendel võiks see olla. Noor inimene, kes on füüsiliselt aktiivne, käib väljas, jookseb, sõidab rattaga, püüab kala või lihtsalt meeldib pargis murul lesida ja raamatut lugeda ja ikkagi õlad on paljad ja sääred on ka paljad, siis temal küll ei ole vajadust. Doktor Rips, jagage palun meie vaatajaga 3 kõige tähtsamat soovitust suveks, et ta saaks sügisele vastu sammuda tugevama immuunsuse ja rõõmsama meelega. Seal ei ole väga midagi keerukat. Kõigepealt minge välja, siis olge väljas ja olge seal väga kaua. Nautige päikest, see on kõige lihtsam. Täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh teile ka ja edu ja jõudu. Aitäh. Päikest.